tere! Oleme Tootsikannu puhkekeskuses investeerimisfestivalil ning räägime Kristjaniga. Tere, olen Kristjan Kuto, lumepallfondi juht ja vastan mõnedele küsimustele lumepallfondi kohta. Esimest korda elus investeerimisfestivalil. Väga tore, üldiselt kõik meeldib. Suvine kena vihm. Mu esimene küsimus olekski, et lumepallil on erinevad printsiibid ning mida tähendab, 9 kokku. et mida see esimene tähendab, et investeerime asümmeetriliselt 80-20? Jah, see on kõige põhilisem asi minu jaoks, et me jõudsime selleni juhuslikult. Alguses me seda ei saanud aru, et me seda nii teeme. Aga juhtus kuidagi nii, et kuskil seal 80% oli kogu aeg nagu sellistes rahulikes varades nagu instinktiivselt või kuidagi nii juhtus, ta oli kinnisvaras ja sellises vähem agressiivses. Ja siis 20% me tegime selliseid huvitavaid mingi ettevõtluskatset, või kui oli mingi kriis, ostsime näiteks naftat Covidi ajal, midagi sellist ja sellest eelnevalt näiteks, kui oli toorainetes kriis, me ostsime hõbedat kunagi ammu. Aga need olid nagu suhteliselt riskantsed ja siis mingi aeg ma hakkasin guugeldama ja ma saingi aru, et tegelikult Kelly printsiip ja Taleb on investeerinud niimoodi ja selles mõttes, kui hakata uurima, siis tegelikult see on nagu päris asi, et kui sa tahad teha midagi väga nagu rebelit, et osta midagi väga riskantset, siis tegelikult sa ei peaks panema väga palju protsenti sinna sel põhjusel, et see lihtsalt see upside, kui sa näiteks võidad 50 korda, siis ei ole vahet, kas sul on see 20 või 100. Küsimus on, kas sa võidad 50 korda. Aga nüüd, kui juhtub halvim ja sa teed 3 sellist betti näiteks 5 aasta jooksul ja üks kord sa lähed nulli, siis sel põhjusel ongi see 20%. Ühesõnaga, et 80% on lumepall, 20% on laviin ja laviin tähendab seda, et kui see tuleb nagu täiega, aga see võib olla ka ohtlik. Ma ei tea, kui see vastab küsimusele. Jaa, kuid kuidas saab olla, et haldustasud puuduvad? Jah, teine, see haldustasud puuduvad, on ka suur asi, sellepärast meie fondi mõte oli see, et ta ei ole nagu fond, vaid ta rohkem nagu inimesed tulevad kokku, investeerivad ja siis sa ei saa nagu neid kaaspartnerid nagu riisuda selle haldustasuga. Põhimõtteliselt haldustasu on sihuke väga nagu usalik asi. Ma elan enamus aastat Ameerikas, et sa võtad millegi eest, mida sa ei ole tulemust teinud. Et meil oli kohe algusest selge, et me ei taha seda teha, minul ja abikaasal ja ühesõnaga, meil on 10% tulemustasu, aga see töötab mõlemas suunas. Kui on kasum, võtame 10% maha ja kui on kahju, me paneme 10% juurde ja see osaku hind kogu aeg arvestab seda automaatselt juba sealt maha. Ja kolmanda printsiibina need dividende ei maksta. Saaksid seda selgitada? Selle kohta on palju küsitud, et okei, me tuleme fondi, tore, et millal dividendi saab. Ja siis ma ütlen neile alati potentsiaalsetele partneritele, et hetkel meil on 35 partnerit, et siis mõnel neist olen öelnud näiteks, et müü lihtsalt osakud maha, seepärast et me tahame seda nagu veits nagu vau-efekti tekitada, kus osaku hind läheb kogu aeg üles, et umbes nagu Warren Buffett stailis, et sa vaatad 10-20 aastat hiljem, 30 aastat hiljem, vau, et sa alustasid mingi 0, nüüd sa oled nii kaugel, et see on nagu meie see huvi, et tõesti me teeme oma tööd hästi, aga minu arust need dividendid, see on jälle siuke ameerikalik värk, kus see nagu kaob kuhugi ära ja siis sa pärast siis, et mitu korda sa dividendi maksid, et siis see mõõdetavus kaob ära ja siis sellepärast. Nii, mida tähendab, et väiksus on eelis? See väiksus on see, et kui vaatad seda graafikut, mis seal lumepalli kodulehel on, siis see algab nagu täiesti mõttetutest summadest, on ju, mingi 1000 eurod ja 10 000 ja siis lõpuks jõuab nagu sadadeni. Et see ei muuda nagu kellegi elu, kui sul on 7500 investeeringut, et sa ei hakka sellega pensionipõlve pidama. Aga mis see väiksus on äge, on see, et sa teed kõike rohujuure tasandil ja ma olen näinud nagu korporatiivsed fondid, nad alustavad, tõstavad sellist institutsionaalset raha, pensionifondi ja nii edasi, teevad nagu suuri asju, aga see tootlus ei pea sellepärast olema mingi jube agressiivne, sest et nad on nagu kammitsetud. Aga kui sa teed väikselt rohujuure tasandil, et sa teed 1 eurost 2 ja 2 mingi ajaga siis 4 ja 4-st 8, et see on nagu äge, et siis väiksuses on oma romantika, et ma tahaks lihtsalt rõhutada seda, et väike olla ei pea nagu häbenema. See 5. printsiip on hästi armas, et üheskoos varade omamine. Selgita palun seda ka.
ja et me valisime selleks juriidiliseks kehaks või juriidiliseks ettevõtte tüübiks usaldusfondi, mis on selline päris huvitav asi, Eestis mitte eriti tuntud, aga põhimõtteliselt see on võetud inglise õigusest, näiteks UK-s, kus on aastasadu olnud trust fund, mis on näiteks, kui sa tahad mingi generational wealth'i nagu investeerida või punt inimesi tuleb kokku kuidagi ja mida see põhimõte annab, on see, et tegelikult on selline läbipaistev kiht seal vahel, et kui sina ja mina ja keegi kolmas teeme nüüd selle trust fund'i või eesti keeles usaldusfondi, see kõlab natuke naljaga, usaldusfond, trust fund, ma ei tea, kõlab kõige paremini. aga igal juhul see annab meile selle, et see on täiesti läbipaistev kiht seal vahel, et kui me ostame nüüd ühe maja kolmekesi, siis tegelikult me omame kõik justkui kolmandiku sellest majast ja see läbipaistev kiht seal vahel ei võta seda maja nagu endale, vaid me omame seda nagu tegelikult otse, et see on teistmoodi kui osaühingus. Et seda tähendab see, et me justkui kõik omame seda, sest fondil ei ole nii, et fondile midagi kuulub ja sina omad fondi, vaid tegelikult fondi partner omab nagu otse neid varasid. See on mul ka natuke raske aru saada, aga juriidiliselt see täpselt nii on. Ja 6. printsiip on, et üks ja ainus fond. Kuidas seda mõista? Selles ma olen väga kirglik, et kui vaadata fondihalduri maailmas ja ka Eestis ilmselt, ma pole täpselt vaadanud, aga minu arust nagu alati on see teema, et kui sul see juba on selline äri või pank või mis iganes fondihaldur, siis on nagu see, et teeme nüüd fonde nagu igale maitsele, et võime palju neid nagu müüa, et meil on siin narratiiv, et siin on nagu mingi äkiline kasvufond ja siin on vähem äkiline, siin on mingi konservatiivne ja whatever, onju. Aga põhimõtteliselt see kõlab minu jaoks nagu nii jaburalt selles mõttes, et kui sa tahad nagu, ma arvan, et igal investoril või fondijuhil või kel iganes on nagu mingi oma kindel nišš, et ma ei tea, keegi Warren Buffett, tal on nagu oma nišš, mida ta täpselt teeb ja keegi teine investeerib kunsti või jumal teab, mis on hoopis kuskil teisel, aga tootlus on väga sarnane sellega. Ja ta keskendub lihtsalt oma nišši ja see on see parim, mida ta teha saab, seda ta peaks inimestele pakkuma ja see on see parim tootlus, mis temas nagu on ja see on ka kõik, on ju. Et hakata nüüd tegema 3, 4, 5 või 10 fondi on lihtsalt nagu trikitamine, mingi erinevat narratiivi müüa, et minu arust on see täiesti mõttetu. 7. printsiibina mainiti, et inspiratsioon loob järjepidevuse. Et see on päris huvitav väljend, et võib-olla räägite täpsemalt, mida see tähendab. Inspiratsioon loob järjepidevuse. Mis see veel see printsiibi kohta ütleb või mis see printsiibi pealkiri seal on? Inspiratsioon loob järjepidevuse. Teame, et pikaajaline järjepidevus on olulisem kui üksikud suured investeeringud. Tuli meelde, et see printsiip on meil selle mõttega, et nagu intellektuaalselt kõik inimesed teavad põhimõtteliselt, kes on koolist käinud kuni 7. klassini vähemalt, et sa paned nagu raha, säästad, investeerid, sul tuleb juurde ja see kõik on nagu arusaadav. Ei ole inimest, kes ei ütleks, et kui sa investeerid, sul on positiivne tootlus, et see kuidagi sul halb on. Nagu kõik saavad sellest aru, et 1 + 1 on 2 lõpuks või 1 korda 1,2 on 1,2. Et see on arusaadav. Aga seda päriselt teha, see nõuab nagu mingit nagu järjepidevust ja see järjepidevus minu arust vähemalt, kui sa ei ole nagu super nagu igav inimene, et sa oledki nagu distsiplineeritud, kui sa oled natuke emotsionaalne või mis iganes nagu inimene, mitte ai ühesõnaga, siis sul on nagu inimlik on see, et keegi lendab sulle peale mingi, et osta seda või osta soda või lähme reisile, see raha kaob nagu ära. Et ühesõnaga minu jaoks see inspiratsioon, mida me fondist tahame pakkuda, on see, et iga kuu me saadame selle teatise, kus sa näed, et kui palju sa oled investeerinud, palju see võiks kasvada, kus sa nagu umbes oled, et natuke nagu inspireerida ja tuleks teha seda võib-olla interaktiivselt, aga meil on nii väike fond, et me ei hakka eraldi nagu midagi hullut arendama, aga kui me suuremad oleme, võib-olla, et arendab midagi interaktiivselt juurde, et ühesõnaga sa näeks seda lumepalli nagu kosumas ja tekiks natuke see tunne, et kuhu see nagu jõuab, et seda me oleme püüdnud nagu kogu aeg teha, et see on see inspiratsioon minu jaoks. Meil on 2 printsiipi jäänud, et 8 siin on need käed küljes. Mida see tähendab? Käed küljes tähendab seda, et ma kujutan ette kuskil kõrghoones mingi lipsuga fondijuhti. Just eile rääkisime siin investeerimisfestivalil, et kuidas Ameerikas investeeritakse, keegi ütles, ma tean seda omast käest ka, kuna ma elan seal, aga põhimõtteliselt, et jaa, ostsime eile mingi 3 rida oma boksi. Ei, me pole seal käinud, need on siin lihtsalt meil kuskil paberi peal ja nagu, et raske on aru saada, aga jällegi terve Ameerika ei ole selline. Kuskil Omahas istub Warren Buffett näiteks, toon lihtsalt mingi klassikalise näite, mida kõik teavad ja ta teab täpselt tegelikult, mis tal seal on.
isegi kui ta ei ole nendes firmas käinud, see ei ole oluline, seepärast et ta teab täpselt, miks ta neid ostis ja kuidas, et seal ei ole midagi nagu juhuslikku. Sest näiteks Warren Buffetti nagu nišš on see, et tema jaoks peab see paber nagu täpselt klappima, tema ostab seda bilanssi ja seda ärimudelit ja seda tausta, mis ta on teinud 10-20 aastat see firma viimased ja kuhu ta läheb, onju. et ja ta teab sellest kõike. Aga nüüd, kui sa ostad näiteks seda 3 ridelamu boksi ja väidetavalt sa oled nagu kinnisvarainvestor või rekonstrueerija ja saadad sinna mingid mehed peale, aga sa tegelikult ei käi seal kohal, midagi ei tea, siis sa tegelikult ei tee oma seda nišši, et selle oma niši piires sa pead nagu olema täiesti hands-on. Ma tõin selle näited, et kui me investeerime Oxford kinnisvaras, me oleme seal kohal, me teame, miks ta müüb või mis see situatsioon on või mis see tänav tähendab ja ma ei kujutaks ette teistmoodi, et kui nüüd minna suuremaks, siis see nagu võiks öelda, et nüüd see fondijuht ei käi enam igal objektil ja nii edasi. Aga seal on see, et siis ta delegeerib ja ta teab täpselt, kelle delegeerib, kuidas ja mis seal, kuna ta on ise seda täpselt teinud, ta teab, mis seal taga nagu täpselt toimub. et ühesõnaga, ma ei kujuta ette, midagi suurt saab üldse teha, et no tuues näiteks mingi näide Eesti ettevõtluse ajaloost, et kui keegi on Armin Karu ja ta peab kasiinot ja ta on edukas selles, mitte et kasiinoäri oleks parim äri inimestele või midagi, aga siis on täiesti kindel, et ta tegelikult teab iga masin nagu mis protsendiga see on keeratud, mis tõenäosusega, nagu ei ole võimalik, ta teeb seda edukalt ilma, et ta oleks nagu hands-on, et see on igas äris ja investment'is minu arust nii. Viimase printsiibina on selline väga sügavamõtteline, et sisemine kompass, mitte aplaus. Et mis selle taga on? Nii esoteeriline, väga äge. Ma just uuendasin neid printsiipe. Me lansseerisime uue lumepalli kodulehe, et nagu eelmine lumepall oli sinine, nüüd on roheline, et noh, et aga selles mõttes ma püüdsin teha selle hästi nii, et me oleme nüüd seda fondi teinud mingi 5 aastat ja seda partnerlust, millest fond välja kasvas veel kokku siis, ma ei tea, kas üle 13 aasta umbes või. et et selles mõttes me proovisin seda sõnastada nagu hästi klaustrofoobiliselt, lihtsalt mingisse raami, et ma ise vaataks peale ja ma saaks kohe aru, et jaa, see on see, mida me teeme, onju. et, mida see sisemine kompass tähendab seda, et ma sain mingi aeg aru, et enamus investoreid või firmasid või mis iganes ettevõtmisi, nad üritavad nagu teha nii, et teised ka nagu respekteeriks, jaa, et väga hea, te teete nagu õiget asja. Aga siis ma sain aru, et kõik, kes on mingid oma ala, mingid ükssarvikud, mingid erilised, kes teevad midagi nagu konventsioonist nagu välja, siis nad teevad nagu midagi natuke mõistmatut, et inimesed ei saa aru, et miks sa seda teed või kuhu see läheb, aga see on su enda nagu see kompass ja visioon, mille suunas sa nagu lähed, mingi põhjatäht. Ja siis pärast nagu teised noogutavad takka, kui tulemus on juba selge, et mingi aasta või paar hiljem. Et selles mõttes, et fondiga alguses meil oli 3 partnerit, see partnerluses, siis 4 partnerit, siis me tegime fondi ja tuli sisse, ütleme 10 partnereid. Ja siis alguses mul oli ka kerge kaasa minna, selge, et keegi helistab, nõuab midagi, sa hakkad kõike nagu seletama niimoodi. Aga siis mingi aeg ma sain aru, et see on täiesti mõttetu, sellepärast et kui sina teed seda, ütleme mingi 12 tundi päevas, süvened sellesse, see oledki sina, sa saad selle otsuse teha, selle tootluse luua. Ja siis keegi, kes lihtsalt on sellesse süvenenud 5 minutit näiteks ja nüüd ta pakub oma selle, et selles mõttes ta ei saa teada nii palju kui sina sellest ja sa ei saa talle seda selgeks teha või nii-öelda ära müüa. Et sa pead lihtsalt jääma endale kindlaks ja me oleme fondis selle lahendanud niimoodi, et me nagu jooksvalt väga ei viitsi midagi seletada või ei hakka nagu pingutama selle nimel, aga pärast siis tagantjärgi nagu 24. veebruari järgmine aasta, me siis eelmisest aastast räägime täpselt, miks me tegime, mida me tegime ja loodame, nad saavad aru ja et seal on ka mingeid tulemusi võib-olla olemas või varsti tulemas. Et ühesõnaga ei saa teiste arvamuse järgi midagi teha, midagi suurt ja ägedat. Aitäh sulle! Aitäh! Nägemist! I guess järgmine aasta näeme siin doosikannust, kui ma tulen, aga ma ei tea, ma tegin selle 1 korra ära, väga tore oli. Tšau!